diagnoostigi välja alatalitus, aga tollel hetkel siis ei tehtud mitte midagi. Et öeldigi, et okei, praegu on nii, vaatame siis paari kuu pärast uuesti. Mul oli uus aeg, ma nüüd ei eksi, novembris, aga ma juba tundsin septembri lõpuks, et okei, midagi on väga mäda, et ma pean lihtsalt arstile uuesti kirjutama, küsima, et kuulge, et miks sa tundsid, et midagi on väga mäda Mul või nagu läks hullemaks? Hullemaks läks, et nagu olukord ei paranenud, vaid see läkski järjest aina hullemaks. Ma tundsingi, et okei, ma ei suuda novembrini oodata, et mul on nagu kohe-kohe võistlused, et mul on vaja käia uuesti anda analüüsi, et vaadata, et mis on. Kirjutasin, andsin uuesti vereproovid. Siis ta ütleski, et okei, vereproovid on veel hullemad kui enne. Äge! Tore. Ja no selleks hetkeks oli see nii hull, et ta ütleski, et davai, et nüüd sa pead lihtsalt minema hormonaalravi peale, et muud valikut ei ole. No, mina otseselt nüüd väga ei poolda seda, et võtta mingit hormooni või üldse nagu ravimeid, sest kilpnäärmega ongi see, et võib juhtuda nii, et keha jääb neist nagu sõltuma, ehk siis sa peadki elu lõpuni seda võtma. Minuga õnneks siis ei läinud, et ma võtsin neid rohte, aga ma ei teagi nüüd lõpuks, kas see oli sellest rohtudest või millest iganes see siis oli. Aga minul oli see, et kui ma nüüd ei eksi, see oli 2 nädalat enne võistlusi üleöö. Lihtsalt keha tõmbas paiste, nagu täiesti paiste. Ma arvan, et ma võtsin 3-4 kilo lihtsalt ühe ööga juurde ja see paistetus oli nagu nädal aega alla.